Nii kutid, me oleme siin. Omanik kodus pole, terve korter on meie aare. Relvad! On siin. Ja siis põhimõtteliselt... Okei. Kuulu siia Tölbakas. Tööd on kolm, korterit on 1 ja veel tühi. Korterit omab rikas paar, väärtusega 500 000 eurot. Hooaja on teilt ainult, ma rõhutan, ainult 10 000 euro summa kesemil. Korter on väike, nii et kõik kesemed on käeulatuses. Ei tohiks midagi rasket olla. Kuna tegu on jõuka korteriga, siis vaadake kindlasti ka lagesi. Võimalik... tead, mis oleks pull või? No, kui sulle korteri omanik... Kuule, kas sa ei näed, ma räägin telefoniga. Boss, oota korra. Mul tuli ment ukse taha praegu. Kuule, mul tundub, et ta saab praegu väga hästi üksinda hakkama. Mis see on ikka, kui tõusame tagumik maast püsti ja mine korterisse? Oliver, huumor on parim rõivas, mida seltskonnas kanda. Okei, hea küll. Räägi oma nalja ära. Ühesõnaga, kujutage ette, et selle korteri omanik, kui ta sai oma kallimalt sõnumi, et jätke võitmed välja poole, kui te lahkute. Et võiks tulla külla keegi, keda tahate. Saite aru, nagu ta jättis võtmed välja, et me ei peaks ukse muukimisega vaeva nägema. Olli, sa ei saanudki naljast aru või? Nii, Argei, anna endaks, boss. Nüüd ma saan rääkida. Joo, mis püstel see veel on? M1911. Võime vaadata seda korra. Okei, ettevaatlikult see... Mida sa tegi? Arvasid safety on peal! Okei, suht aus jah. Mis ta sureb maha nüüd sinna või? Ma ei tea. Nii, kuulake siia, Tölba pead. Meid on 3, korteris mitte kedagi. Me teame, mida Argei meilt enam-vähem ootab. Relvad! Olemas! Ahoi, kes teie sellised olete? Miks te nii totrand teides olete? Me tulime 500 000 eurosest korter... Me tulime kostüümi peale. Kostüümi peale? Selliseid pidustusi nähti siinkandis viimati 80-ndatel. Esimesed liblikad kõhus ja valud südames. Milline tibu oli jää? Oi, ta oli siuke 10-10-st. Silmad sätendasid nagu parajad teemandid. Kui aus olla, siis mida absoluutselt ei koti. Sinu punagine armuelu ega armuvalu. Me tulime see ise valu tekitama. Nii et ütle mulle palun, kus on Liis Alberi uks? Ainult ühel tingimusel. Kui sa lubad mul rääkida mu armsust 90-ndate Rosetast. Okei, meil vedas. Kui ta kohvi võtnud poleks, meid on sammu kohal kaonud. Rosetta oli nagu sa... Kas sa vait oskad olla või? Aga meil oli deal. Mäletad? Kuule Kaspar, me ei ole oma kaastöölistest kaua kuulnud. Palun helista Märtenile. Tšau Kaspu! Tervist! Las ma mainin esmalt ära. Et asi võiks natuke formaalsem olla. Tere õhtust, härra Kaspar! Mul on suur au teiega seda kõne teha ja röövitavas korteris informatsiooni saada. Oli see rohkem Ei. Okei. Vaata ette aga ka võimalike kaamerate. Sa imetegu, kuhu ma küll risti panen? Üks on täitsa
täitsa mu nina ees ju. tegelikult see ei tohiks üldse imeks olla. Oi, tule vaata. Täitsa pekki. Lisainfoks mainimiseks, et korteri omanik Liis Arber omab üht karateklubi, mida ta on pidanud juba 7 aastat ja omandanud selle koha pealt väga palju oskusi. Reaalselt, Märten, ta on sust 30 sentimeetri kaugusel ja sa saad talle pihta. jaa, halloo. Ahoi, tere vanakene. Kuidas palun? Ehk tunnete enda poistest puudust? Poistest? Märtenist ja Oliverist vä? Sa täitsid isegi muu soovi. Aga nagu tegelikult. Mida? Seda noh, kus nad on? Istuvad täiesti ilusti siin mul toolide peal. Kaspar, ma arvan, neil on sind vaja. Tõuta appi neile. Tere! Need poisid seal maas, mis nad teinud on? Ma lihtsalt tunnen neid. Nii et teie olete ka kriminaal, jah? Ei, ma ei ole varas. Jah. Anna gaasi! See on automaal! Mis kord vahet seal on? Suva see turvavöö aukus siit.